Tere hommikust, rõõm on olla teie juures. Mina töötan Haridus- ja Teadusministeeriumis, olen seal haridustehnoloogia valdkonna juht ja proovin anda sellise põgusa ülevaate sellest, et kuidas Haridusministeerium näeb tehisaru koolielu osana ja kuidas me saame siis fokusseerida seda, et mida me siis loov- ja uurimustööde kontekstis tehisaruga peale peame hakkama. Ja ma arvan, et kõigepealt võib-olla ongi oluline see, et ma arvan, et nii nagu igas hariduse valdkonnas, nii ka loov- ja uurimustööde puhul, nagu enne siin ka väga hea see hambapasta viide oli, et siis igal juhul me peame arvestama sellega, et tehisaru meie koolielus on kohal. Ja see ei sõltu sellest, et kas me seda soovime või mitte. Ja selle keelamine ja tuvastamine ei ole tegelikult kumbki selles mõttes võimalik, et me peame kuidagi leidma ühise arusaama, kuidas me tehisaru poolt väga oluliselt mõjutatud koolikeskkonnas toimetama hakkame. Ja seega tegelikult meil tuleb hästi selgelt aru saada, et me peame oma haridussüsteemi ja ka seda, et kuidas me õpetame, väga selgelt sellest tulenevalt muutma. Sellepärast, et õppimise protsess õpilaste poolt on juba väga olulisel määral siis mõjutatud. Ja kindlasti ma arvan, et tehisaru puhul laiemalt tuleb ka tajuda seda, et väga palju on selliseid võib-olla loosunglikke väljendeid, mida me tehisaru juures kasutame, aga sageli on need väga keerulised teostada. Mis tegelikult tähendab seda, et tehisaru mõtestatud ja tark kasutamine koolielus eeldab kõikide osapoolte ühist panust, samm-sammulist liikumist ja ka tegelikult võib-olla sellist valmisolekut katsetada, tunnistada, et midagi võib-olla ei läinud ellu parimal võimalikul viisil ja ka siis selliste valmisolekut siis kogu aeg oma lähenemist ja arusaamu selle kohta muuta. Ja minu meelest loov- ja uurimustööd, kui üks selline suhteliselt palju loovust ja tegutsemist vabadust võimaldav õpitegevus koolis võiks olla üheks kohaks, kus me tegelikult anname õppijatele võimalusi, uusi ma ütleksin selliseid ikkagi õppemeetodeid ja õpirakendusi katsetada ja sellega tegelikult õppida ja viia neid teadmisi üle ka teistesse õpitegevustesse. Sellepärast, et me tegelikult teame, et väga suur osa meie õppijatest tehisaru erinevaid võimalusi juba kasutab. Et kindlasti pärast Piret ja Ivo saavad rohkem rääkida sellest uuringust. Aga mida me ka teame, on see, et väga sageli kasutatakse rakendusi võib-olla nendes õpitegevustes, mis tegelikult ei toeta õppijat tema parimal viisil. Ehk siis näiteks kasutatakse tehisaru selleks, et hoida aega kokku või teha asju lihtsamaks, mis me mõlemad teame, ei ole õppimist toetavad tegevused, sest õppimine võtab aega ja on sageli ka päris palju pingutust nõudev. Ja tegelikult, et mis meile kõige rohkem võib-olla muret teeb, on see, et kui õppijad kasutavad siis tehisaru parema hinde saamiseks, et see nagu tegelikult kogu fookuse koolis asetab sooritusele või tähendab soorituse tõestamisele, aga tegelikult õppeprotsessi selle taga ei pruugi üldse olla. Ja jälle, et ma arvan, et läbi uurimise loovtööde me saame tegelikult õppijatele näidata, et kuidas
ja miks me neid rakendusi enda huvides saaksime kasutada. Ja enda huvides mitte siis, et asjad saaksid tehtud ja hinne saaks päevikusse, vaid enda huvides stiilis, et me tõepoolest nende abil õpime ja saame targemaks. Ja seega me oleme ka ministeeriumi poolt koostöös õpetajate ja koolidega üleüldse ka endale seadnud sellised mõned väljakutsed, kuidas meie saame toimetada nii, et see tehisaru meie koolides õppijat toetaks. Ja me oleme siis sõnastanud selle esimese küsimuse, et kuidas me üldse peaksime seda tehisaru kirjaoskust koolides defineerima ja kes peaks kandma siis ülesannet õppijate tehisaru kirjaoskust kuidagi arendada. Et miks see on oluline küsimus, on see, et endise haridustehnoloogina ja ka informaatikaõpetajana, et meil on olemas mitmed üldpädevused, näiteks nagu digipädevus, mille arendamine tegelikult on jäänud võib-olla 1 või 2 õpetaja ülesandeks. Ja me kindlasti ei taha, et tehisaru puhul või tehisaru kirjaoskuse puhul see siis kuidagi niimoodi läheks, et seda siis konkreetselt siis ma ei teagi, informaatikaõpetaja näiteks peaks siis enda vastutusele võtma. Seepärast me veel olemegi esitanud küsimused, et kui me tehisaru kirjaoskusest räägime, et kas me räägime siis osast digipädevusest või me räägime ühest osast meediapädevuse alt, on ta hoopiski informaatikapädevus või hoopis eraldi tehisaru kirjaoskus kui eraldi pädevus. Ja me oleme seda Eesti sees sõnastamas ja me lähtume tegelikult erinevatest Euroopa raamdokumentidest ja eelkõige siis Euroopa Komisjoni DICOM-PEDU mudelist, mis ütleb seda, et tehisaru kompetents on üks osa kodanike digikompetentsist. Mis tähendab tegelikult ka seda, et üks osa digikompetentsist viitab riikliku õppekava ühele üldpädevusele ja näitab ka sellega, et see peaks olema iga õpetaja kohustus kanda hoolt, et õppijatel on piisav tehisaru kirjaoskus. Ja ma arvan, et jälle, et kui me tuleme loov- ja uurimustööde juhendamise juurde, siis tegelikult võimalus seal siis seda üldpädevust arendada, ma arvan, on päris huvitav ja päris teostatav. Ja samal ajal me ka oleme aru saamas, et kui me räägime tehisaru kirjaoskusest, siis me tegelikult räägime erineva tasandi oskustest. Me räägime sellest, et õppijad saaksid aru, kuidas tehisaru töötab. Saaksid ka näiteks aru sellest, et seal ei ole taga keegi päris või elav inimene, vaid masin, mis tegelikult annab meile vastuseid selle põhjal, mida siis meie tema käest küsime, et ta ise seal midagi ei mõtle. Lisaks sellele me tegelikult tahame, et meie õppijatel oleks praktiline oskus tehisaru erinevatel võimalustel kasutada. Ja me tahame ka seda, et meie õppijad saaksid aru, et mida tähendab inimeseks olemine sellel ajal, kui tegelikult me võime öelda, et tehisaru annab meile kõik võimalikud vastused sageli kiiremini ja põhjalikumalt kui ükski inimene. Miks on oluline, et me tegelikult tehisaru kirjaoskusega tegeleme koolides? Sellepärast, et erinevad viited näitavad, et meie lastel peab olema oskus tehisaru võimalikult mõistlikult kasutada. Näiteks on toodud välja, et ootus tööturul nende töötajate suhtes, kes oskavad siis digitehnoloogiaid võimalikult osavalt kasutada, on järjest tõusmas ja tegelikult siis tehisaru kasutamise kompetents ei ole pelgalt siis kompetents, mida oodatakse kuskil tehnoloogia valdkonnas töötajatelt, vaid tegelikult on see midagi, mida me kõik peaksime oskama, kui me tööturule siseneme.
Ja teine selline, ma arvan, et isegi olulisem väljakutse on see, et kuidas me seda oma õppeprotsessi mõtestame sellel hetkel, kui me teame, et meie õppivad juba seda tehisaru rakendusi suures osas kasutavad. Ehk siis me tegelikult kuidagimoodi peaksime leidma võimaluse, et õppimine toimuks ka sellistel juhtudel, kus õppija sisemine motivatsioon võib-olla ei ole nii kõrge, kui meie õpetajatena sooviksime. Ja tal on tegelikult näiteks kodus olemas kõik vahendid, et oma kodused ülesanded teha ära väga kiiresti, täiesti korrektselt, aga nii, et see tema pingutust kuidagi ei eelda. Ehk siis me peaksime mõtlema, et kuidas seda õppimist tehisaru, ma ütleksin, kindlamaks muuta. Samal ajal kasutades ära kõiki tehisaru poolt pakutavaid suurepäraseid võimalusi õppeprotsessi kuidagi moodi toetada. Ja ma arvan, et siinkohal tegelikult me võiksimegi mõelda, et mis muutus see loovtööde ja uurimustööde mõttes, et võiks siis olla, et mida me koolides rakendama hakkame. Et ma arvan, et siin on hästi palju aspekte, mida saab silmas pidada, läbi arutada ja tegelikult siin ei ole sellist ühest vastust. See peab olema midagi, mida me juhendajatena ise enda jaoks mõtestame. Ja ma arvan, et see on ka selline protsess, milles ei saa olla valmis lahendusi. Et seesama, et ministeeriumi lehel on juhend, kuidas tehisaru kasutada koolides, aga me oleme ka täiesti teadlikult sellest, et igal hetkel on tegelikult vaja seda ümber vaadata. Olukord tehisaruga muutub väga kiiresti ja seega me tegelikult peame kõik olema hästi paindlikud ja ka võtma sellise aktiivse rolli, et seda tehisaru siis olemasolu ka selles protsessis arvestada. Ja ma usun, et tegelikult siin on ka tehisaru rakendustel endal on hästi palju selliseid võimalusi, et ma pärast siin toon ühe näite, et kuidas üks minu õpilane tehisaru kasutas oma loovtöös ja ma usun, et me tegelikult võiksime siis vaadatagi seda, et me keelame võimalikult vähe ja kasutame siis õppijate huvides ära võimalikult palju. Ja kõigepealt ma arvan, et uurimus- ja loovtööde vaatest kõige aluseks on see, et me oleme ühiselt kooliperena kokku leppinud üldised reeglid. Et kuidas me tehisaru kasutamisesse koolielus suhtume. Ja ma usun, et siin kohal tegelikult lausalist keelamist ei saa rakendada. Just sellepärast, et esiteks ei ole see võimalik. Me ei suuda seda mitte kuidagi moodi kontrollida. Ja teiseks võtab see ära ka väga palju võimalusi tehisaru kuidagi nutikal ja targal viisil kasutada. Kindlasti peavad need kokkulepped nii koolielus üldiselt kui ka loov- ja uurimustööde puhul lähtuma siis kehtivatest õigusnormidest, näiteks eapiirangust. Ehk siis me tegelikult erinevate tekstirobotite rakenduste puhul peame näiteks järgima, et meie õppijad, kes ei ole veel siis sobivas eas, ei kasutaks siis neid rakendusi. Kõik kokkulepped on mõistlik fikseerida ära erinevates siis koolielu puudutavates dokumentides. Kui me räägime erinevatest digitaalsetest rakendutest, muu hulgas ka siis tehisaru sisaldavatest rakendustest, mis kuidagimoodi õppijate andmeid töötlevad, siis on väga oluline, et me oleks siis fikseerinud selle ära oma andmekaitse dokumentides ja ka kirjalike tööde koostamise juhendis. Et minu nägemuses ei pea see olema eraldi loov- või uurimustöö jaoks, vaid pigem on ju see nii,
erinevaid selliseid uurimuslikke töid õppijad teevad ju alates 1. klassist, et see, ma usun, et mitte üheski koolis ei ole nii, et esimene kord, kui kuidagi projektipõhise või uurimusliku õppega puutuvad õppijad kokku 8. klassis alles, et siis on tõesti keeruline neile erinevaid reegleid tutvustada, aga et kui me vähehaaval juba maast madalast hakkame, siis neile tegelikult sammhaaval ja eakohaselt rääkima sellest, et millistes uurimusliku töö etappides on võib-olla mõistlik tehisaru kasutada ja millistes mitte, et siis tegelikult ma arvan, et meie õppijatel on oluliselt lihtsam ja orgaanilisem siis neid teadmisi kuidagi ka rakendada. Meil peaks olema olemas koolis kasutusel olevate rakenduste nimekiri, ehk siis kõik meie kooli õppijad ja nende vanemad teavad, milliseid digitehnoloogiaid me oma koolis kasutame. Sellega me ühtlasi anname tegelikult ka kinnituse, et kõik need digitehnoloogiad on siis vastavuses meie õigusnormidega. Ja ma väga soovitan, et siin just algus oli ka see viide, et tegelikult meil on juba koolides väga palju ägedaid praktikaid, kuidas siis on need kokkulepped tehtud. Et ma arvan, et see on selline üksteiselt õppimise võimalus on siinkohal täiesti suurepärane viis ka enda koolis need kokkulepped teha. Kokkulepetega on ainult see, no ma ütleksin väljakutse, et kui me räägime sõnast kokkulepe, siis tõepoolest see peaks olema selline hetk, kus me räägimegi läbi oma õppijatega ka. Ja saame siis nende poolt ka teada, et mis on nende vaade näiteks sellele, et millistes kirjalike tööde osades me milliseid erinevaid tehisaru rakendusi võiksime kasutada. Et muidu see kokkulepe jääb selliseks pigem nagu loosunglikuks sõnaks ja selle rakendamine on oluliselt keerulisem minu hinnangul siis. Ja tegelikult ma panin siia ühe väga hea näite ka, et Eesti Haridustehnoloogide Liit on tegelikult töötanud välja sellise väga kasuliku kasutusmaatriksi. Ehk siis mida iga erineva õppeülesande juures võiks siis kuidagi moodi hindamiseks kasutada. Ehk et siia võiks siis lisada sellise maatriksi mõttes siis erinevad õppetegevused, näiteks ka loov- või uurimustööde juures ja siis me saaksimegi kuidagi moodi siis kokku leppida näiteks, et kas me siis tehisaru mõttes räägime tasandist 1 või 2 või hoopiski 5. Ja ma arvan, et selline hästi selge ülevaade tegelikult aitab meil neid kokkuleppeid nii õpetajate kui õpilaste poolt paremini järgida. Et ma lisasin siia selle lingi ka, ma pärast jagan oma esitlust, et siis väga soovitan sellega tutvuda sealt haridustehnoloogide lehelt. Ja me oleme ise oma Haridus-Teadusministeeriumi juhendis ka tegelikult fikseerinud ära mõned näited, et kuidas siis võiks tehisaru rakenduste kasutamist koolielus kokkuleppeliselt siis, ma tahaks öelda reglementeerida, aga see ei ole väga õige sõna, et siis pigem nagu kokkuleppeliselt rakendada. Need on näited, mis tähendab seda, et iga kool tegelikult võib teha täpselt sellise reeglistiku, nagu tema kooli või koolipere liikmetele sobib. Aga ma arvan, et siin võiks selle ikkagi iga sammu vaatest läbi omavahel arutada. Et näiteks siin on toodud, et tehisaru rakendamine või kasutamine on lubatud ja on ka välja toodud, et kus need ei ole lubatud, siis sellel hetkel, kui me tahame hinnata tegelikult autori enda teadmisi ja oskusi ja arengut töö valmimise protsessis, et siis tegelikult ei ole tehisaru kasutamine lubatud. Siinkohal muidugi tekib alati küsimus, et kuidas ja kas me siis saame seda keelatud kasutamist kuidagi moodi hinnata või fikseerida. Ja tegelikult on ju vastus see, et meil puuduvad tegelikult igasugused tehnoloogilised võimalused tehisaru kasutamist 100% tõestada.
et pärast ma saan aru, et Ivo ja Piretiga te saate sellel teemal ka arutada rohkem, et siin on see väljakutse küsimus minu jaoks, ise olles olnud ka õpetaja. Et nendel hetkedel, kus me teame, et õppija on kasutanud, või me ei tea, meil on kahtlus, et õppija on tehisaru kasutanud nendest protsessides, kus ta ei oleks pidanud seda kasutama, siis meil tegelikult jääb ainult selline arutelu võimalus. Ja meil jääb tegelikult siis võimalus lihtsalt õppijale selgeks teha, miks ei ole olnud tema huvides, et ta siis neid tehisaru rakendusi on seal kasutanud. Et meil mitte kuidagi moodi tõestada seda tegelikult võimalust ei ole. Ja minu meelest on see ka oluline siis, et me ikkagi toome siin välja, et igasugune ebaeetiline käitumine, nagu ka kõikides muudes õppeprotsessi etappides, ka loov- ja uurimustööde puhul ei ole tegelikult meil mitte kuidagi moodi aktsepteeritud. Korraks üks näide ka, et siin on üks näide, kuidas siis minu meelest tehisaru rakendust täitsa nutikalt ja korrektselt on kasutatud. Et õppija pidi tegema või tegi loovtöö ja tema loovtöö eesmärk oli siis luua üks äpp. Ja ta tahtis siis õppida äpi loomist ja plokk-programmeerimist. Mina sellel hetkel loovtöö juhendajana ei teadnud mitte midagi, kuidas luua äppi. Ja sellepärast siis me tegelikult koos õpilasega proovisimegi leida võimalusi, et kuidas siis seda tehisaru õppimisprotsessi juures kõige paremini ära kasutada. Meie koolis oli nii, et iga loovtöö tegija pidi täitma loovtööpäevikut, kuhu ta siis iga nädal kirjutas, mida ta selle loovtöö jaoks sellel nädalal oli teinud. Ja siin oli ka siis ära fikseeritud see, et ta kasutas siis seda tehisaru, sellel hetkel ChatGPT-d, ja siin on ka ära toodud, et kuidas ta seda siis tegi, et ma olen siia lihtsalt mõned näited toonud, et ta siis alustaski sellest, et ta küsis, et kuidas seda äppi teha. Ja ta on ka siis toonud selles loovtöö kokkuvõttes välja, et on siis need vastused on siis ka ära toodud seal. Ehk siis ta kasutas tehisaru rakendust, aga mitte selleks, et see tehisaru teemast midagi ära teeks, vaid selleks, et tema õpiks selle abil midagi ja ta fikseeris ka tegelikult selle tehisaru rakenduse kasutamise siis korrektselt. Ja lisaks sellele, et ta siis tegelikult õppis selle jooksul ka minu hinnangul seda tehisaru võimalikult mõistlikult kasutama. Ehk siis ta tegelikult õppis seda, et teatud promptid ehk viibad ei töötanud, nii nagu ta oleks tahtnud, ja ta õppis siis seda, et ta peab siis kuidagi ise proovima siis võimalikult selgelt oma soovi ChatGPT-le sõnastama. Ja lisas 3 olid siis välja toodud need vastused, mida siis ChatGPT andis. Ehk siis tehisaru rakendust oli kasutatud loovtöös, see oli fikseeritud ära nii loovtöö päevikus kui ka siis loovtöö tulemuste kokkuvõttes ja seda oli tehtud viisil, mis tegelikult toetas õpitulemuste omandamist, mitte siis ei takistanud seda. Et ma arvan, et mida rohkem meil tekib tegelikult näiteid selle kohta, kuidas me siis tehisaru rakendusi loov- ja uurimustöödes kasutada saame, seda rohkem me tegelikult saame oma õpilasi ka selle juures toetada. Tõeline väljakutse, ma arvan, on see, kui meil on tegemist selliste uurimuslike uurimustöödega, kus õppijad peaksid ka sellise nagu referatiivse osa koostama, et sellel hetkel siis juhendajana kuidagi moodi fikseerida ära, et kus ja kui palju ja millisel viisil seda tehisaru kasutada, on, ma arvan, tõeline väljakutse. Kindlasti peame me õppijatega läbi rääkima selle, kuidas tehisaru rakendustele viidata. Ja meie poolt HTM-is on tegelikult antud järgnevad soovitused. Et kõigepealt, kui me kasutame tehisaru,
lihtsalt tööriistana, et siis tegelikult ei ole viitamine vajalik. Täpselt samamoodi, nagu me tegelikult ei viita ju ka mingitele teistele tekstikorrektoritele. Samal ajal ma olen nõus, et siin selle vahe tegemine on väga keeruline. Et kuidas me siis teeme vahet sellele, et kas rakendust on kasutatud tööriistana või siis sisulises mõttes kuidagi juba mingi sisu loomisena. Et siin ma arvan ongi see koht, kus õpetaja ja õpilase koostöös saab selle läbi rääkida. Ja jälle minu meelest, miks see loov- ja uurimustööde protsess on siin väga mõnus, on see, et reeglina on see selline üks-ühele suhtlus. Et me saame siin tegelikult panustada arutelule õppija ja õpilase või õpetaja ja õpilase vahel ja tegelikult luua siis sellega koos sellist ühist teadmist. Ja järgmine siis selline soovitus ongi see, et kui me rakendust ikkagi kasutame sisulises mõttes, me loome sellega midagi, siis me tegelikult viitame sellele, järgides siis koolis kehtivat viitamise süsteemi. Ja minu meelest jälle on mõistlik teha nii, et see viitamise süsteem ei ole midagi loov- ja uurimustööde jaoks eraldi, vaid see on tegelikult midagi, mida me järgime kogu selle kooli kooliaastate vältel ja kõikide kirjalike tööde puhul ühtemoodi. Et minu meelest on see oluline sellepärast, et õpetajatel siis tekib arusaam, et viitamine ei ole midagi, mida just on vaja, ma ei tea, näiteks informaatikatunnis tehtavate kirjalike tööde puhul on ju, ja kui me eesti keeles kirjalikke töid teeme, siis nagu justkui viidata ei ole vaja. Et ma olen nagu ise õpetajana mitu korda kohanud seda olukorda, kus millegipärast see teadmine, mis on tegelikult universaalne, aga mida me ühes tunnis õpime, kuidagi teistesse tundidesse edasi ei kandu. Et sellepärast ma arvan, et on mõistlik selline ühine juhend teha ja seda siis jällegi vastavalt eale, 1. kuni siis 12. klassini või 1.–9. klassini järgida. Ja lisaks sellele ikkagi oleme me rõhutanud ka seda, et kui me kasutame oma uurimustöö või loovtöö juures mingeid fakte, siis on ikkagi mõistlik õpetada õppijatele, et sellel hetkel nad viitavad originaalallikatele. Et mitte siis võib-olla tekstirobotile, mille abil nad need faktid leidsid. Ja kindlasti, et kui me kasutame siis seda tehisaru ikkagi läbivalt läbi töö, et siis me võiksime oma õppijatele siis õpetada seda, et kuidas siis metoodika peatükis tehisaru kasutamine oleks ikkagi nagu ära kirjeldatud. Sellepärast, et sellel hetkel on meil ka hea hindajana või ka juhendajana siis analüüsida, et kas see kasutamine oli siis mõtestatud ja kas ta teenis tegelikult siis seda õppija huve. Ja ma arvan, et mulle tundub sellise ikkagi pigem optimistina, et kui me oleme olukorras, kus hambapasta on sealt tuubist väljas, siis me võiksime mõelda, et kuidas me siis sellest olukorrast võimalikult palju õpetajate ja ka õppijate jaoks kasu saame võita. Ja sellepärast ma arvan, et selline arutelu ja ka kokkulepete tegemine ja katsetamine nii õpetajate enda kui ka õppijate poolt on sellise positiivse tulemuse väga oluline etapp. Ja ma usun, et loovtööde ja uurimustööde juhendajatena on meil koolis selline väga oluline roll, et seda kuidagi siis ikkagi õppijate kasuks tööle panna. See on sellise ülevaate andmiseks kõik, et ma ei tea, kas mul on, kui on 2-3 kommentaari, et siis ma hästi hea meelega võtaks need kaasa, looduses, et rohkem neid tuleb siis pärast Ivo ja Pireti esinemist ja siis me saame neid sealt ka koguda. Ka see on meie jaoks väga oluline tagasiside, kui te ütlete, et te olete kõike seda katsetanud ja mitte miski ei ole töötanud ja proovige ministeeriumis midagi paremat välja mõelda. Mul on üks väike küsimus. Tähendab, kui ma just eile õpetasin lastele viitamist ja tsiteerimist ja refereerimist.
kui ta nüüd, ta teab, et ta peab refereerima, ta peab lühendama, ta peab oma sõnadega andma. Ta ei oska seda teha või ta ei viitsi seda teha. Ta võtab need algallikatest need lõigud, mida ta tahaks refereerida, kleebib chati ja ütleb, et tee mulle nüüd sünteesitud tee üks jutt. Sealt tuleb ilusasti 50% lühendatud, kõik on väga ilus, kõik on reeglite kohaselt. Kuna on algtekstis, siis ta oskab sinna viited, kas chat paneb või tema paneb pärast juurde, kas ta peab seda teksti, mille ta sellisel koel tegi, viitma või mitte, ütlema, et chat tegi talle selle. See on ju teksti redaktor. Kasutas. See on sisuline. Ta ei tohi ju kasutada. Ei no, aga ta teeb seda. Kuidas ta seda kontrollib? Kuidas ta kasutas? Kui ta metoodikas ütleb, et ta kasutas teksti tegemisel seda, siis on kõik okei või? Siis ma ka ei lase seda teha. See sõltub sellest, mis on õpi eesmärk. Kui õpi eesmärk on see, et õppija suudab ise sünteesida mingit infot näiteks 3 allika viite põhjal, siis ta peaks seda ise tegema. Et siis tegelikult õpitulemust niimoodi me ei saa saavutada. Et siis, mis õpitulemuse me saavutame, on see, et jah, korraks jah. Et tegelikult ta siis tähendab, et ma saan aru, et ta ei tohi seda teha, aga kui ta kirjeldab seal metoodikas ära, et ta kasutas seal või kontrollis seal kasutas mustandi tegemiseks, siis on okei. Ei no selles mõttes, et ma saangi praegu aru, et mis see õpi eesmärk, kui me tahame teda õpetada refereerima ise, siis me ei saagi kontrollida, kas ta tegi seda ainult kontrollitud situatsioonis, paneme ta füüsiliselt enda vastu istuma, refereerib. Selles mõttes, et kui ta meile midagi ei ütle, me ei saa seda teada, aga jälle, tegelikult on ju nii, et kui me oma õppijaid tunneme, siis me võime aru saada mõnikord, et ta on seda kasutanud ja me võime alustada diskussiooni õppijaga, aga see diskussioon peab jääma siis sellisele tasandile, et mis sa arvad, mis sul jäi õppimata. Aga me ei saa tegelikult, teil on absoluutselt õigus, me tegelikult me ei saa seda kuidagi öelda, et sa oled seda kasutanud, on ju, ja nüüd tee uuesti. Sest meile jääb nagu... Natukene teistmoodi. Ma räägin, et siis saab olla see, et sa annad 3 teksti 45 minutit ja ma tahan refereeritud teksti. Teda huvitab, kuna see on sisuliselt lõputunnistuse hinne, siis teda huvitab see hinne selle juures. Aga siin on see probleem, et tegelikult ongi see, et mis ma rääkisin ka sellest nagu õpiprotsessi muutmisest, on see, et me tegelikult tahaksime, et õppijat huvitaks see, et ta oskab näiteks refereerida ise. Mitte see, et mis hinda ta sellest saab. Ja ma tean aru, et ja olles olnud ise ikkagi üle 10 aasta õpetaja, siis ma saan aru, et mingitel hetkedel kõlab see liigselt optimistlikult ja naiivselt, aga ma ei tahaks ka sellest eesmärgist nagu ikkagi järele anda kuidagi moodi. Lõpuks me tahame, et õppija saaks aru, miks ta seal koolis on. Ja hinne, isegi kui see on lõputunnistuse hinne, ei saa olla see alus. Aga sinna protsessi või tähendab selle tulemuse saavutamiseks, et õppija sellest aru saaks. Me peame alustama esimesest klassist tegelikult ju, ma ei tea, õpioskuste ja õppijana enda tundmise oskuste arendamisest. Et olen täiesti nõus, et see on ülisuur väljakutse, et siin mingit kahtlust kindlasti ei ole. Ma ei tea, üks käsi oli veel, kas me saame selle võtta veel siis? Lihtsalt tahtsin öelda, et ma ei näe selles asjas nagu väga suur probleemi, sellepärast, et mina nagu juhendan oma juhendatavaid sellisel viisil, et ta peab oskama sellest teaduslikust artiklist välja tuua selle põhilise, mida ta tahab oma tööteoorias kasutada. Ja kui ta seda refereeringut koostab sellest ChatGPT, siis minu esimene küsimus on alati see, et kui sa vaatad kõik need tsitaadid läbi, mis on sinu lõigu fookus. Ehk siis sa pead juba ise endale eos välja mõtlema, mis on selle nagu lõigu või selle nagu kogu asja fookus. Ja kui see chat sulle teeb, siis sa pead olema suuteline kriitiliselt autorina ütlema, kas see on õige või mitte ja sealt edasi tööd tegema. Ei, see on kõik. Ma ei ütle, et seda ei tohi, ma ei saa aru, miks seda ei tohi kasutada, sellepärast, et see on ju tekstiloome masin on ChatGPT, mis loobki sulle originaalteksti. Ei, aga minu küsimus just oligi selles, et kui ta valibki need lõigud, et ta tahabki, et nendest lõikudest tuleks talle nüüd kogu lõik. Ja kui see ChatGPT talle selle lõigu nüüd ära teeb, kas ta võib selle siis nüüd copy-paste endale töösse panna ja öelda, et see on minu tehtud lõik? Ta peab siis kaitsmisel lihtsalt sama osavalt seda lõik. Ei, ta on selles mõttes, ta on ise valinud ju, et kas see on siis, et kui ta selle metoodikas ära ütleb, et ta niimoodi lõik teksti, kas siis on okei? Jaa, aga see ei ole tema lõik, sest tema on andnud sisendi lõigu. Üks asi, minu jaoks on siin kaks vahet.
kas me tahame, et õppija õpiks 3 teksti põhjal tegema näiteks, ma ei tea, 4-lauselise kokkuvõtte või ta õpiks kasutama ChatGPT-d selleks, et see annaks talle kokkuvõtte. Minu jaoks on need 2 erinevat asja. Ja kui see on see teine variant, siis on kõik, las kasutab, on ju. Aga nüüd, kui see esimene variant on, siis on seal see väljakutse, et seal me peame nüüd hindama õpetajana eelkõige, on ju. Et mis hetkel see kasutus üheks või teiseks muutus. Ja siin ei ole õigeid ega valesid vastuseid hetkel, et see ongi praegu see koht tõepoolest, et kus me tegelikult peaksime arutelude käigus ise nagu välja mõtlema selle või välja töötama. Ja mul on ka tunne, et meie arutelu on juba läinud täpselt sellesse suurepärane sissejuhatus järgmisesse ettekandesse. Nii et ma tänan Riin. Ja aitäh!